Islamiseerumine ei saa Ameerikas kunagi juhtuda. Nad ei tule siia ja ei võta meie linnu üle. See pole võimalik. Tere, Rumal. Kuidas sa end täna hommikul tunned? Kas tunned end rumalana? Sest sa kõlad rumalalt. Nüüd, neile teist, kes arvavad, et Ameerika on immuunne selle suhtes, mis toimub üle Euroopa, tahan ma lihtsalt meelde tuletada, mis tegelikult Euroopas toimub. Ja ma tahan teile meelde tuletada, et kuni 20 aastat tagasi ei uskunud Euroopa, et midagi sellist võiks nendega juhtuda. Ja kui sa oled piisavalt rumal, et arvata, et oled võitmatu samal ajal, kui teised ei ole, siis sa eksid. Sest see, mida nad teevad meie ühiskondade üle võimu haaramiseks, on hullumeelne ja arulage. Ja nagu Nate Freedom ütleb, lõpeta, mida sa teed ja vaata seda. Ma paljastasin islamistliku ülevõtu Birminghamis ja see on palju hullumeelsem, kui sa ette kujutad. Kas sa arvad, et kõik Ühendkuningriigis, kes petavad, tuleks tappa? Nad ei peaks petma. Nad tahavad šariaadi seadust ja avaldasid mulle oma plaani, kuidas nad kavatsevad selle ellu viia. On olemas plaan šariaadi seaduse kehtestamiseks kogu Ameerikas. Me oleme kuulnud Keiri juhtide ütlusi. See on väga selge, see on väga süsteemne. Ja nad on seda Ühendkuningriigis juba teinud. Nii et las see olla sulle hoiatus. Vaata seda videot ja mõista, et kui sa ei ole valvas, võib see juhtuda ka sinu linnas. Birmingham ei arvanud, et see võiks nendega juhtuda. Sa ei arva, et see võiks sinuga juhtuda? Ära ole rumal. Tere tulemast saatesse The Pushback, mina olen Meira ka, sinu saatejuht. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, vajuta selle video all nupu meeldib, lülita sisse teavituste kelluke ja tee kõik vajalik, sest me loome liikumist inimestest, kes tahavad seista vastu lääne ülevõtmisele. Ja see algab islamiseerimisest, sest see on täiesti hullumeelne. Kui sa arvad ka, et see on hullumeelne, siis oled õiges kohas, leia oma inimesed. Vaatame, mida Nate Freedomil on öelda. Tundub, et islam võtab lääne üle. Kas sa oled sellega nõus? Ja, inshallah, varsti, inshallah, varsti. Kogu maailm saab moslemiks. Jaa. Ta ei varja oma arvamusi, eks? Ei, nad ei tunne vajadust varjata, sest nad teavad, et on võitnud. Nad teavad, et on Euroopas edu saavutanud. Vaata seda. Need on 2 kaarti. Ma ei ütle sulle, kumb neist on Kabul ja kumb Birmingham. Oota, ma tahan näha, mis kaart see on. Kerime tagasi. 2 kaarti. Olgu. Moshe, vaatame seda. Moshe, kas me näeme 2 kaarti? Moshe. Milline neist on Kabulis ja milline Ühendkuningriigis? Sina. Muide, see siin on Ühendkuningriigis, kui sa mõtled, ja siin on rohkem mošeesid kui Kabulis. Ma ei ütle sulle, kumb on Kabul ja kumb on Birmingham. Ma lugesin, et 60-ndatel oli Birminghamis ainult 1 või 2 mošeed, aga nüüd on neid juba üle. Neid on üle 200. Kas ta tõesti kavatseb seda öelda? Ma tõesti loodan, et ta ei ütle seda. See häirib mind väga. Üle 200 mošee, mu sõbrad. Ma tahan aru saada, kuidas see juhtus. Tere, ma olen Ameerikast ja olen ajakirjanik. Sa ei taha kellelegi öelda, et oled ajakirjanik. Ameerika ja ma olen ajakirjanik ning soovin õppida islami kohta Ühendkuningriigis. Kas ma saaksin siin kellegagi rääkida? Tere tulemast tagasi Nate Freedmani saatesse. Ja kuna islam on Birminghamis ja kogu Ühendkuningriigis tõusuteel, kas sooviksite, et šariaadi seadus kehtestataks Ühendkuningriigis? No see ongi see, mida me tahame, tead. Kui nad saavad rohkem teha vastavalt moslemi seadustele, siis see oleks hea moslemitele ja ka kogu inimkonnale. See on hea moslemitele, aga ka kogu inimkonnale, sest see, mida meie tahame, on see, mida teie tahate. Nüüd peate endalt küsima, rumal inimene, kes arvab, et see on Ameerikasse jõudmas, kas see on see, mida teie tahate? Te võite vaadata umbes miljonit meie arvamust, mis räägivad teile täpselt, mida šariaadi seadus teie jaoks tähendaks. Uudiste välgatus. See ei ole see, mida te tahate. Isegi kui see imelik kõhe vanamees arvab, et see on nii. Kõik inimrahvad, Kuidas saab šariaadi seadust Ühendkuningriigis rakendada? Milline on vajalik protseduur? Kuulaja, sest see mees võib sulle täpselt öelda, mida nad plaanivad Ameerikas teha ja vaata, kas sa märkad sarnasusi nende asjadega, mida sa näed Ameerika Ühendriikides toimumas. See on minu enda arvamus, sest nagu sa tead, just seda ma ütlengi. Ja, sest kui meil on uued volikogu liikmed nõukogus, siis sama asi, kui meil on rohkem parlamendi liikmeid ja kõiki neid inimesi, siis nad hakkavad oma häält tõstma assamblees või parlamendis. See ongi see, mida moslemid vajavad, mis on moslemi seadus, mida nad vajavad. Nii et sel viisil nad püüavad kohaneda ja avaldada valitsusele mingit mõju.
okei, nii et ta ütleb, et me peame lihtsalt panema inimesed võimupositsioonidele ja kui nad sinna jõuavad, siis saavad nad esindada meie seisukohti. kas keegi siin on kuulnud Montanist? Kas sa oled temast kuulnud? Lahe. Lihtsalt kontrollin. ja siis saab valitsus selle asja käiku lasta. nii et ma püüan saada islamiõpetlaseks. Tegelikult olen hakanud Koraani lugema ja olen sellega peaaegu lõpetanud. Üks huvitav asi, mida ma lugesin, on see, et kui su naine teeb midagi valesti, mis sulle ei meeldi, siis ütled talle, et ta tegi midagi valesti ja siis magad temast eraldi. Aga kolmandaks, sa võid teda lüüa. Kas see on õige? ja see on nii. Sa pead talle võimaluse andma. Anna talle võimalus, seda ütleb islam. Sa pead talle võimaluse andma end parandada, kui ta teeb midagi valesti. Ja päeva lõpuks, kui ta ei kuula sind, kui ta ei tee või teeb midagi islami vastu, islami reeglite vastu, siis sa võid. Jah. Siin on Koraani salm. See on peatükk 4, salm 34. Kõigepealt anna neile nõu. Kui nad jätkavad, siis ära maga nendega samas voodis. Ja lõpuks löö neid kergelt. See video läheb siit ainult hullemaks. See on siis Green Lane'i mošee, eks? Jah. Okei, nii et selles mošees vaatasin ma klippi, kus imaam õpetas mehi, kuidas oma naist kividega surnuks viskama. Sellest on olemas klipp. Jah, sellest on klipp olemas. Ta läheb edasi. Kas sa tahad seda klippi näha? ja muidugi, vaata, ma ei usu seda, keegi ütleb, et sa peaksid oma naist kividega loopima. ja siin, kui just midagi muud pole. Oota, võib-olla ma eksin siin. Naisel on ette nähtud karistus. Muide, kui sa oled feminist, siis võib see järgmine osa sulle natuke närvidele käia, vihastada, vastik tunduda, jälk olla, šokeerida või hirmutada. Ei, anna mulle kommentaarides teada. ja kui ta abielu rikub. See ongi täpselt selle jaoks. Okei, jah. Ja siis on kõik korras. See on abielu rikkumise eest. Kui ta teeb midagi valesti, kui tal on kõrval suhe teise moslemi mehega, siis on tal lubatud teha sanksarit. Me nimetame teda sanksariks. Nii et tal on lubatud ta kuni vöökohani maa sisse matta, eks? ja ei, nad peavad kividega loopima, viskama kive ja tapma ta kividega. Tapke ta ära. Jah, nii ta siin ütlebki. Okei, siis see on korras. ja see on sellepärast, et kui ta teeb midagi valesti, siis see tähendab, et ta teeb ebaseadusliku seksi mõne noore inimesega. Nii et kui sul on kõrvalsuhe, mis on põhimõtteliselt kohutav asi ja keegi ei peaks seda tegema, siis ära muretse, sest su abikaasa lunastab su, visates sind kividega surnuks. Õnnelik tüdruk. Kui šariaadi seadus kehtestatakse Ühendkuningriigis, tuleks kõik petjad, kõik naised, kes petavad, tappa. Nad ei tohiks petta. Nii nad ütlevadki, jah. Nii ütleb ka islam. See on minu mulje. Nii et ära peta. Kui sa järgid šariaadi seadust, katad end kinni ja ei lähe välja ilma saatjata, kuuletud kõigele, mida su abikaasa ütleb ja sulle meeldib see ja abiellud 500 teise naisega ning kõik need asjad, kus sa lubad oma 9-aastasel tütrel abielluda 50-aastase mehega, kõik need asjad, mida me teame, kuuluvad šariaadi seaduse alla, siis sind ei visata kividega surnuks. Nii et lihtsalt ära peta, mu sõbrad, lihtsalt ära peta ja siis saad elada. Ja see ongi hea uudis. See ongi hea uudis sellest, mida nad Ameerika jaoks plaanivad, mu sõbrad. Tundub, nagu islam võtaks lääne üle võimu. Kas sa nõustud sellega? ja nad teevad seda. Inshallah varsti, inshallah varsti. Kogu maailm saab moslemiks. Jah, ja miks peaks kogu maailm moslemiks saama? ma arvan, et see jääb teie enda välja mõelda. Miks peaks kogu maailm moslemiks saama? Ma arvan, et vastus sellel on, et ei peaks. Aga kui me jätkame rumal olemist, siis võib-olla juhtub see. Seega ärme ole rumalad. Kuidas sellega oleks? Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.